optimeeritud üsna niimoodi. Aga alustame siis vaikselt. Pihta tere tulemast arutelule gigantomaania versus jätkusuutlikkus. Kas suurem on alati parem? See arutelu lindistatakse ja seda saab siis järele vaadata UTTV keskkonnast. Mina olen Pärtel Piirimäe, selle arutelu moderaator ja räägin kõigepealt siis sissejuhatavalt sellest, millest juttu tuleb, miks me sellise teema valisime ja kes on meie panelistid. Arutelu korraldab siis Tartu Ülikooli Filosoofia Semiootika Instituut ja Eetikakeskus koos Mõtteloo keskusega. Ja arutelu idee sündis tegelikult vestlusest professor Kalevi Kulliga, kes ise kahjuks ei saa siin kohal olla. Ja hakkasime just arutama selle teemal, et mis on gigantomaania, võlu ja valu ja riskid ja kas sellel on ka mingeid voorusi. Ja siis mõtlesime, et see võiks olla sobiv teema laiemaks aruteluks. Nüüd see pealkiri, nagu ta sai meil sõnastatud, kas suurem on alati parem, on, ma nüüd tagantjärele mõtlesin, et see on nüüd pisut kallutatud, et sellisele küsimus on alati vastus, et miski asi ei ole alati, et alati on mingeid juhtumeid, kus see tees ei pruugi kehtida, et võib-olla siis küsida pigem, et kas suurem on üldiselt parem, kas suurus on voorus või siis nii nagu Eesti rahvas on alati öelnud, kas suur tükk ajab suu lõhki. Et kas Eesti rahvas oli lihtsalt popslik ja kitsarinnaline, et ta sellise loosungiga välja tuli või on seal siis oma tõetera sees. Nii et me siis küsime, mis asi üldse on gigantomaania? Kas me saame sellest Eesti puhul rääkida? Mis on selle võimalikud probleemid ja ohud? Või kas see on tegelikult mingi vältimatu paratamatus, mis tuleneb objektiivsetest majandusseadustest. Ja siis räägime ka üksikjuhtumitest, mis võib-olla gigantomaaniat esindavad. Ja küsime, kas ka Eestis just spetsiifiliselt Eestis kui sellisel väiksel maal, kas suured projektid on kuidagi eriliselt ohustavad või valed. Ja siis lõpuks püüame siis arutada, et kui siis suurprojektidele vastu olla, et mis võiks olla see alternatiivne majandusmudel ja kas üleüldse laiemalt, kas see majandusmudel, mis on meil kasvule orienteeritud, et kas see tegelikult on jätkusuutlik, et mis võiks olla see jätkusuutlik lähenemine majandusele, ühiskonnale ja keskkonnale. Ja siia olen siis kutsunud eksperdid paneeli, kes kõik on tegelikult juba ökoloogia ja majanduse vahekorra teemadel aktiivselt meedias sõna võtnud. Võib-olla mõnes mõttes on meil paneel natuke ühekülgne, et kõik on tegelikult ju pigem ökoloogiliselt meelestatud inimesed ja ma püüan siis ise olla võimalusel selline kuradi advokaat, kes siis üritab esindada ka teise poole küsimusi, et see mäng ei käiks meil ainult ühte väravasse. Nii et kõigepealt ma hakkan siis järjest tutvustama. Meil on siin Mihkel Kunnus, semiootik, kultuuriteoreetik, kes töötab Maaülikooli lektorina ja Tartu Ülikooli Postimehe toimetuses fookuse teaduse ja hariduse teema juhina. Siis järgmiseks Kaido Kama, kes tegelikult meie generatsioonile vaja tutvustamist, aga võib-olla noorematele tuletan meelde, et oli üks aktiivsemaid taasiseseisvumisaja poliitikuid, mitmekordne minister, Eesti kongressi ja Riigikogu liige, kes hiljem töötanud Võru instituudi juhatajana ja praegu, kuidas öelda, võib-olla tahad ise öelda, vaba mees ja võrokene. Praegu kasvatan lehmi ja lambaid. Ja siis kolmandaks Toomas Kiho, kes on väga pikka aega olnud ajakirja Akadeemia peatoimetaja
ja võiks öelda, et tema kohta selline natuke vanaaegsemat tüüpi universaalteadlane või universaalwissenschaftler, kes on kõigi valdkondadega kursis ja siis nagu öeldud ka muuhulgas siis keskkonna ja ökoloogia teemal sõna võtnud. Nii et aitäh kõigile tulemast. Ja siis asukski järk-järgult siis teema juurde, aga kuulajatele, kes on siia kohale tulnud ja tervitan ka uusi liitujaid, et kõik, kellel on siis küsimusi, et andke palun käega märku, et ka konkreetsete teemade kohta saate vahepeal küsimusi esitada ja siis lõpus muidugi tuleb ka siis selline laiem avatud aruteluvoor. Aga ma teeks otsa lahti küsimusega, et võib-olla prooviks üldse kõigepealt defineerida, et mis asi see gigantomaania kui selline on ja siis teise küsimusena ka kohe, et kas me saame Eesti puhul gigantomaanlikust mõtteviisist rääkida. Nii et palun, et võite siin hakata ka järjest. Olgu, ma proovin siis Eesti kohta midagi öelda. Et Eesti on väike maa, väga väike, et kui võrdleme Hiinaga, siis on eks ju vahe konkreetselt 1000-kordne rahvaarvu suhtes näiteks. Et üks asi, kui me räägime gigantomaaniast, siis see on suhteline mõiste, ma arvan vähemalt, et see, mis Hiinas on gigantomaania, on hoopis midagi muud, mis on gigantomaania Eestis. Ja võib-olla kõige rahvalikum tähendus on, et gigantomaania on suuruse pidamine, suuruse siis, kui miski on suur, et suurem on parem. Et gigantomaania tähendab siis suure pidamist iseväärtuseks. Ja Eesti puhul oleks siis need asjad on gigantomaanlikud, mis on Eesti jaoks liiga suured, et selles mõttes tasub seda konteksti silmas pidada. Ja et tulla sulle appi saatan advokaadi rolli, siis ma ütlen, et kahtlemata on asju, mille puhul suurus on iseväärtus ja suurus ise panebki mõjuma. Näiteks monumendid mõningad. Sest kui me mõtleme näiteks Vabadusristile, et kui ta oleks 0,5 meetri kõrgune, siis ta ei mõjuks üldse niimoodi. Aga samas, kui ta oleks veel 100 meetri kõrgune, et siis oleks nagu tõesti vägev, siis võib-olla käiksid turistid teda vaatamas rohkem ja mida iganes. Et seal on see tõesti iseväärtus, et näiteks esteetika on kindlasti valdkond, kus omal primitiivsel kombel suurus mõjub loomalikule afektistruktuurile ja ta mõjub peibutavalt. Ja mis on selle kõrvalnähud on siis tõenäoliselt see, millest me täna võib-olla rohkem räägime, kui mingid asjad lähevad liiga suureks. Nii, sissejuhatuseks meenutan lugu 90-ndate algusest, kui oli niisugune ajahetk, kus läbi Antsla sõitis rong Valgast Petseri suunas, kuni sinna Piusa jaamani kaugemale ei saanud. Ja sel rongil oli järel 2 vagunit. Ja minu tollane abikaasa nägi seda pilti ja ütles, et vot nüüd ta saab tõepoolest aru, et Eesti Vabariik on olemas. Et ta nägi 2 vaguniga rongi, see oli tema jaoks niisugune ideaalne Eesti. Et nüüd on muidugi kurjad majandusseadused oma töö teinud ja Antslast ei käi läbi enam väga palju aastaid enam ühtegi reisirongi. Ja see raudtee on seal suhteliselt mõttetu, et sealt aeg-ajalt viiakse mõni vagun metsamaterjali minema sealt jaamast ja see on kogu tema tegevus. Et ma ei oska öelda, kas on paratamatu, võib-olla oleks saanud ka teisiti, aga niimoodi ta nüüd on. Aga kui nüüd siin meil moderaatori küsimus, et kas Eestis on olemas gigantomaania, siis kindlasti on. Meie suuruse ja meie mastaapidega on siin kindlasti palju sobimatuid asju ja selleks ei pea üldse minema kohe näiteks Balti raudtee või Tallinn-Helsingi tunneli kallale. Et minu jaoks on gigantomaania olemas ka siis, kui me räägime näiteks Eesti koolivõrgust või haiglavõrgust. Et see, et me ikkagi nüüd oleme võtnud selge suuna
vedada kõik Eesti haiglad kokku, kas siis Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse või Tartu Ülikooli Kliinikumi ja mujal nagu enam midagi teha pole võimalik. No see on üks see sellest kujutelmast, et suur on alati hea. Ma alustan sellise täiesti mõttetu ja kummalise täpsustusega Kaido jutule, et Antslas enam reisirongid ei sõida. Nimelt eile läbis Antsla reisirong. Ma jäin sinna raudtee taha kinni ja seal oli üks vedur, Go firma vedur ja seal taga oli üks reisijavagun. See oli 2 veeremiüksusest koosnev rong ja see oli lätikeelsete kirjadega. Üks mees vaatas aknast välja. Miks seda reisivagunit läbi Antsla veeti, seda ma ei tea. Aga vähemalt Antsla puhul on vähemalt seegi hea asi, et see raudtee on olemas. Hoolimata gigantomaanlikust muust raudteearendusest Eestis on seal rööpad maas ja rongidel on võimalik seal sõita. Mõni aasta tagasi sõitsime me seal soomusrongigagi, aga näiteks muud raudteed, kaasa arvatud Haapsalu suuna raudtee on ju sootuks üles võetud. Nii et põhimõtteliselt olen ma Kaido jutu ja järeldustega muidugi nõus ja eks neid suuruse armastuse näiteid on ju muudest valdkondadest peale Kaido nimetatud meditsiinisüsteemi ju veel. Näitekski kuskil tuleb see suuruse ja väiksuse küsimus tuleb igas võimalikus eluvaldkonnas alati ette. Näiteks hiljutine haldusreform ju pidigi tasakaalustama suure ihalust ja kohalikku elu. Et miks just jäidi peatuma sellise arvu omavalitsuste peale, et võib-olla oleks olnud veelgi parem, kui need oleks olnud veel 2 või 4 korda veelgi vähem. Et kuskil on mingi mõistlikkuse piir, mida iga arendaja iga kord peab meeles pidama. Nii et ei ole sugugi võimatu, et kui nüüd suurusarmastus veelgi edasi läheb, et siis mõne aasta pärast haldusreformi järel meil juba 30 ja mõne aasta pärast võib-olla 10 ja siis ainult 2 või 1 omavalitsus. Et need on sellised näited riigi toimimisest, aga kui räägime minu meelest kõige rängematest ja kõige saatuslikumatest järelmitest, mis suurusarmastuse ehk gigantomaaniaga Eestis on, siis on need ikkagi seotud meie maa ja keskkonna ja selle arengu või üldse arengu väljavaadetega. Et siin on tegelikult probleemid, mis võivad meile saada saatuse küsimusteks. Nii et ma arvan, et need nii-öelda pealisehituse, infrastruktuuri ja taristu asjad on mõneti teisejärgulised, kuigi needki on inimeste tekitatud. Nii et ma loodan, et tänase arutelu käigus me suudame ka mõne sõnaga puudutada neid looduskeskkonna ja üldse keskkonna tuleviku Eesti väljavaateid. Aitäh, siin on nüüd juba terve rida väga keskseid teemasid välja toodud. Et ma alustaks võib-olla nende üksikteemade juurde liikumist sellest Mihkli märkusest esteetilise dimensiooni kohta. Et üldse küsida, et millest see suuruse armastus võib tuleneda. Mis on selle ideoloogia juured ja ma viskan nagu õhku sellise hüpoteesi, et see ikkagi peegeldab jätkuvalt seda nii-öelda inimese võidukäiku looduse üle. Et looduses on ka suuri ja ülevaid asju, mida loodus loonud, aga inimene suudab veel rohkemat ja suuremat ja seesama gigantlik asi siis annab tunnistust siis inimese kõikvõimsusest. Et ühe näitena, mida võib tuua, on see, kui jõudsid valged kolonistid California rannikule ja leidsid sealt sekvoiad, siis nad imetasid nende suurte puude üle, aga nad asusid kohe jõudu katsuma, et kas nad suudavad nad maha võtta. Ja siis üks suur saavutus oligi see, et kõige suurem nendest suudeti langetada siis tollase tehnoloogia juures. Et inimene sai jälle loodusest võitu. Ja nüüd muidugi on selline paradoks on ju see, et kus me praegu ütleme, et looduskeskkonda justkui tuleks säästa, aga me jätkuvalt alistame seda. Et mida teie arvate sellest ideoloogia tagapõhjast või püsivusest, et miks see mõtteviis jätkuvalt püsib, et me peame loodust alistama. Et kui me ka võtame need taristuprojektid ju siis ju tegelikult
see Rail Baltic on täpselt samamoodi, et me viime ta eemale sealt, kus on inimesed ja alistame rabasid ja metsi ja täidame rabasid ja langetame metsi. No kui loodusest kaugemalt alustada või mingit tausta anda, siis ma ütleks, et esimesena ütleks, et see ei ole tingimata ideoloogia. No näiteks kas loomadel on ideoloogia või no me ei kipu omistama teistele liikidele ideoloogiaid, aga samas me näeme ja evolutsioonis oleme korduvalt näinud ja näeme ka praegu, et mingid asjad lähevad liiga suureks ja tapavad selle liigi või muutuvad väga kurnavaks. No legendaarne näide on loomulikult paabulinnu saba ja seksuaalne konkurents on üks mehhanism looduses, mis väga tihti toodab hukutavalt suuri või ülepaisutatud proportsioone, mis lõpuks on väga kurnavad või isegi tapvad. Mõõkhambulise tiigri kihvad või midagi sellist, et seda tuleb ikka ette. Ja ma arvan, et tihti mingi ühe hüve taga, kitsalt ühe hüve taga ajamine või sellele spetsialiseerumine võimaldabki paisutada mingi funktsiooni nii suureks ja efektiivseks, et selle arvelt teised funktsioonid ununevad ja kärbuvad kuidagi. Et see on üks mehhanism, mis on kindlasti gigantomaania taga, et kui mainiti neid, miks nagu haiglaid, miks suur haigla on parem, et ma nüüd kaitsen ise suurt, et see mõttekäik, ma ei ütle selle kohta kuidagi ideoloogia, mõttekäik on täiesti ratsionaalne, et kui arst saab pidevalt tööd, siis on ta märksa pädevam. Et näiteks miks sünnitusmajasid kaotati oli see, et kui sünnitusi on liiga vähe, siis ämmaemandatel, nendel vastuvõtjatel kogemus kaob ära, vilumus, et see muutub nende jaoks peaaegu erakorraliseks sündmuseks. Ma mäletan, et juulikuu nüüd ERR-i tuli Siseministeeriumi pressiteade, et Hiiumaal oli juulikuus 3 sündi. Eks, et kui seal oleks sünnitushaiglas, siis see oleks tõesti sündmus. Et sellised asjad on, et suurusel on kahtlemata voorusi ja ma arvan, et miks need liiga suured projektid tulevadki, need tulevad pilgu ahenemisest, ühele funktsioonile keskendumisest, et kui Agur tahtis vahepeal teha supergümnaasiumit Tallinnasse minu arust seal mingi mitme tuhande, ma ei mäleta, kas 3 või oli vist 3000-ga. Et no nüüd pandeemia andis kõrvakiilu ja nüüd me saame aru näiteks üks näide, miks oleks kohutavalt halb mõte. Et iseenesest loomulikult mastaabiefekt kehtib ka koolis ja see on kogu aeg kusjuures koolide mingit kvaliteeti langetanud. See, et kui õpetaja annab väga suurele klassile, siis tõepoolest õpetajaid kulub vähem ühe lapse õhiku kohta, mis on ilmselge sääst. Aga samas natuke jälle kärbime ühe funktsiooni pealt, teise funktsiooni pealt. Ilmselgelt see õpetaja ei tunne neid õpilasi nii hästi. Et mul on jah, nad tihti sihukestes suurtes koolides ei tea nimesidki ja siis rääkida mingist individuaalõppest on lihtsalt täiesti absurdne. Selles mõttes, et õpetajal pole lihtsalt võimalik läheneda kõigile sihukestele asjadele. Et ma arvan, et see liiga suured asjad tulevadki, see on üks spetsialiseerumise, ühele hüvele spetsialiseerumise kõrvalnäht. Ja tihti ei nähta seal muid asju ja niimoodi samm haaval kaovad ära mingid muud hüved. Ja näiteks see, mis Kaido välja tõi, siis loomulikult selle, mis on selliste näidete puhul, see kadumine on maaelu kadumine. Eks maaelu kaob. Ja siin ma võiks väga lühidalt rääkida ühe, mitte mõistukõne, vaid millel on lihtsalt üldistusvõime. Et kui ma mõtlen oma vanaisale ja vanaemale, isapoolsetele, kes elasid üle kõik igasugused režiimid, sest neil oli väike talu, seal oli allikas, seal oli põld, kus nad siis said nii vilja kui kartulit, juurikaid, lehm oli, siga oli, kanad olid. Riigikorrad vahetusid, nende elustiilis ei muutunud midagi suurt selles mõttes, et nad olid tohutult vastupidavad igasugustele välistele mõjuduste suhtes. Mis oli see miinus seal? Nad olid hommikust õhtuni rakkes ja see ei olnud üldse mõnus. Selles mõttes, et kui me vaatame puht majanduslikust vaatevinklist, siis nende tegevus oli kohutavalt vähe efektiivne. Käsitsi lüpsmine, sihuke madaltehnoloogiline hobusega isegi. Ma mäletan täitsa hobust ja sihukest käsi kündmist, eks ju, see on kohutavalt ebaefektiivne. Et ma arvan, et nende kogu elu panus SKP-sse oli umbes selline nagu 1 sekund Warren Buffettil. Eks ju, efektiivsuse vahe on sihuke lihtsalt meeletult suurusjärke. Aga plussiks oli see, et see oli hästi vastupidav. Ja see on üks keskseid võtmekohti, ongi see, et suur tõepoolest on efektiivne, tootmise poolest on ta efektiivne, aga ta on habras. Ta on habras ja siin ma võib-olla vehiks
Nassim Nicolas Talebi raamatuga Anti Habras, kus ta räägibki sellest, et miks suurkorporatsioonid tõenäoliselt varsti kaovad või miks igasugused suured süsteemid on halvad. Ja tõepoolest suured on mingis mõttes väga halvad, näiteks vaadake seda raamatut ise, see on liiga suur, keegi ei loe seda ja see on jälle üks näide sellest, kuidas suur võib olla halb. Ja sellepärast Talebi tarkus ei jõua kõigini. Liiga suur raamat. Ja palun. Noh, kõigepealt, et see efektiivsus, mis kaasneb suurusega, see töötab ainult nii kaua, kui kaua maailmamere peal sõidavad naftatankerid. Et niipea, kui neid naftatankereid mööda maailmamerd enam ei sõida, niipea on hobusega kündmine mõõtmatult efektiivsem kui labidaga kapsama kaevamine. Et see on nüüd lihtsalt väikene kommentaar, aga et ma omalt poolt võib-olla siis räägiksin natukene üldse sellest laiemast taustsüsteemist, mille raamides me peaksime seda gigantomaaniat vaatama ja hindama. Et ülemaailmne keskkonnakriis on meil tegelikult käes. Et kui me rääkisime siin veel mõned aastakümned tagasi, et see ähvardab meie lapsi ja lapselapsi, siis mina olen vist kogu siin selles seltskonnas üks vanemaid inimesi. Aga ma ei ole üldse kindel, et see päris pauk jääb aega pärast minu surma, et see praegu läheneb väga suure kiirusega. Ja selles kontekstis me nüüd oleme teinud siin igasuguseid trikke. Me oleme teinud suured rahvusvahelised süsinikulepped. Nendest esimestest lepetest hakkab, 15 aastat on julgesti, hakkab varsti 20 aastat mööda saama. Ja mis on siis vahepeal toimunud? On toimunud see, et on süsinikukaubandus on muutunud tohutu suureks äriks. Seal on liigutatud hiigelsummasid, firmad on rikkaks läinud. Isegi Eesti saab päris palju miljoneid sellest sooja õhu müügist. Aga mida ei ole juhtunud, et ei ole vähenenud süsinikuemissioonid. Isegi veel kitsamalt, et ka fossiilsete kütuste põletamine kasvab jätkuvalt ja jõudsalt ja kõik need graafikud lähevad suure robinaga üles. Et praeguseks võib julgesti öelda, et see eksperiment on läbi kukkunud ja sellisel kujul ta tulemusi andnud ei ole. Ja praegusi suundumusi vaadates julgen ennustada, et täpselt sama saatus ootab kõiki neid rohepöördeid, milleks praegu ette valmistatakse. Ja põhjus on väga lihtne. Põhjus on see, et ei ole mindud hädade peapõhjuse kallale. Keegi ei ole julgenud öelda välja ja loobuda majanduskasvu ideoloogiast, et meie elu peab minema järjest paremaks, meie heaolu peab pidevalt kasvama. Et nii kaua, kui kaua me ei hakka iseennast piirama, nii kaua jääb kogu see rohepööre järgmiseks tohutu suureks raha keerutamiseks, millega lähevad seltskonnad rikkaks, aga mis meie keskkonda kõige vähemalgi määral ei päästa. Ja kui tulla selles kontekstis tagasi siis nende hiigelprojektide juurde, siis Eesti mõistes hiigelprojektid on kindlasti, mitte ainult Eesti, vaid ka maailma mõistes, kõik need võimalikud hiigelprojektid on kindlasti üks osa sellest jätkuvast majanduskasvu ideoloogiast. Me keegi ei tea, mis me selle raudteega pärast peale hakkame, aga me tohutult rõõmustame ette selle üle, kui palju saadakse tööd ja majanduskasvu selle ehitamise ajal. Sellest ideoloogiast tuleb lahti saada, muidu ei muutu mitte midagi. Õige, siin oleks nüüd koht aplausiks. Aplausi puhul on suurus iseväärtus. See on üks koht. Et ma tahaks kahte asja öelda. Üks jätkub sellest Kaido jutust absoluutselt õige, et kui ei toimu sellist mentaalset pööret inimmõtlemises ja peas, siis me läheme vastu katastroofile nii kui nii. Ja siin on kõige
kummalisem, mis viimastel aastatel on juhtunud ja juhtumas ikka jätkuvasti veel, on just see rohepööre ja süsiniku ja heitmete mõõtmine ja nende totaalne ja uisapäisa vähendamine. Mitte, et see oleks kahjulik keskkonnale nende vähendamine, vaid nende vähendamiseks ja selleks, et süsihappegaasi heitmed oleksid riigiti väiksemad. Nende vähendamiseks astutakse samme, mis tegelikult mõjuvad meie reaalsele elukeskkonnale palju hävitavamalt kui see süsinikuheide ise. Et selleks näiteks, et hüpoteetiliselt, kui Kaido ei tea, milleks me raudteed ehitame, et hüpoteetiliselt kaubad läheksid autoteedelt, autotranspordilt, mis suuri heitmeid keskkonda paiskab elektriraudteele. Selleks keeratakse terve maa pahupidi ja ehitatakse pöörane uus taristu, millest tegelikult ei ole mitte keegi kindel, et need kaubad üldse peaksid maanteelt raudteele või laevadelt raudteele kolima. See on selliste ehitiste ainukene mõte on tõepoolest rikkuse uus tootmine ja selle viigileheks kasutatakse keskkonnaargumente, mis ma arvan sügavalt ja tegelikult ei päde. Lõpuks me saame rikutud keskkonna ja ei ole mitte mingit garantiid, et selliste ehitiste ja selliste taristuprojektidega meie heitmed üldse vähenema hakkaksid. Nii et see rohepesuks nimetatav asi on, ma arvan, praeguses, kuidas nüüd öelda, liberaaldemokraatlikus majandusmudelis kõige ohtlikum, aga sellega minnakse riigi haaval, valitsuse haaval üha rõõmsamalt kaasa ja müüakse seda inimestele ja kodanikele kui meie maailma päästmise aktsiooni. Aga kui me sellest ükskord ärkame, sellest uimast, siis ümberringi on kogu maa üles kaevatud ja me istume jalgu kõlgutades sellise tühja augu serval. Aga teine minu märkus puudutab seda üldist juttu, et kas see suurushullustus ja kuidas sellega on, et ise reguleerivad süsteemi puhul see suurus reguleerib ennast ju lõpuks ise. Seda võib vaadata nii hästi liikide tekkimise kui nende diferentseerumise kui ka taas edasiarengu evolutsiooni käidus, aga võib vaadata ka inimese. Näiteks keelte puhul on seda väga hea jälgida, kuidas romaani keeled on lihtsalt selle tõttu, et neid räägiti liiga suurel alal või nii suurel alal, et nad eristusidki murretest iseseisvateks keelteks ja nii on kõikide keelkondade puhul umbes olnud. Ja nüüd, kui inglise keel vallutab maailma, siis hoolimata sellest, et on tehnoloogiad, mis võimaldavad üle maailma meil ühenduses olla kogu aeg üksteisega, on ikkagi ju nõnda, et me tunneme ometigi oma kõrvaga selgelt ära erinevuse, kui soomlane räägib inglise keelt või hiinlane räägib inglise keelt ja on hoopis ise murded juba, et kui mingi asi muutub väga suureks, siis tekib paratamatult isereguleeriva süsteemi puhul tekivad väiksed uued keeled, väiksed uued organismid, väiksed uued kooslused. Nii et see oli üldine märkus isereguleeruvuse kohta, et kui me tahame, et ka kultuuri inimese kestmise puhul see isereguleeruvus toimiks, siis muidugi laseme edasi, teenime muudkui raha ja põrutame kõmdi vastu katastroofile ja siis ongi nii, et võib-olla kas inimkonda üldse järgi jääb või kas maailma üldse järgi jääb, seda me ei tea, aga eks see süsteem lõpuks ennast ise reguleerib, aga selle isereguleerimise hind praegusel juhul, kui inimkond samas vaimus edasi laseb, on inimese jaoks kindlasti liiga kõrge, võib-olla liiga kõrge kogu maa jaoks. Siin on jälle mitu keskset teemat esile tõusnud, et üks on siis nüüd Euroopa Liidu või üldse liberaaldemokraatliku maailma suutlikkus või siis pigem suutmatus ökoloogilise kriisiga toime tulla. Ja võib-olla siis paradoksaalselt, mis te praegu välja tõite, ongi see, et kogu see Euroopa Liidu rohepööre ongi üks suur gigantomaanlik projekt, mis justkui ühe hoobiga peaks lahendama kõik nii-öelda väiksemad ja suuremad probleemid. Et siis autode saaste tõrjumiseks peame kõik miljonid autod korraga välja vahetama ja selleks jälle tuhandeid kaevandusi rajama ja nii edasi. Pluss siis tõesti see idee, et kõik see justkui Münchhauseni kombel ühtlasi ka suurendab majanduskasvu, et see on nagu kahtepidi efektiivne, et justkui vähendaks jalajälge ja teist aegu paneks majanduse veel kiiremini käima, mis on muidugi paradoks, mis ilmselt ei tööta.
see on nüüd üks teema, aga nüüd teine võib-olla see bioloogiline või selline süsteemi loogika, et miks siis loodus seab asjadele mingid suuruse piirid ja kas see mingil viisil mõjutab ka siis inimese loodut ja inimese projekte, et võib-olla Mihkel on kõige rohkem selle kohta kirjutanud, et võib-olla sa kommenteerid seda aspekti. Ja, et need mõningad piirid on, nende piiride kujunemisel on väga erinevaid tasandid, et mõned on siukesed lausa matemaatilis-füüsikalised, et no kui me võtame putukad, et miks ei saaks olla putukad palju suuremad, kui nad praegu on. Üks asi on selles, et putukatel puudub vereringe. Neil on lihtsalt keha sees mõned augud, kus hapnikuga on kehakoed puutuvad kokku ja siis see hapnik levib seal difusiooni teel, sisuliselt lihtsalt imbub. Ja kuna hapnik on nii palju, nagu meil siin on, siis nad ei saa suuremaks minna, sest kui ta oleks suurem, siis see keskmine koht selles putuka organismis jääks pinnast liiga kaugele ja ta ei saaks hapnikku. Kunagi olid putukad suured siis, kui hapniku õhusisaldus oli umbes 30%, siis sai putukas olla palju suurem. Üks lahendus, mis juhtus, oli vereringe tekke, eks ju, ja kopsudega, kus niimoodi hakatakse pumpamissüsteem. Sellel on jälle omad miinused. Esiteks saab minna tuksi. Selle saavad olla omad kahjustused. Süsteem läks komplekssemaks. Selle plussiks on jälle see, et organism saab olla suurem. See on üks näide, kus lihtsalt füüsikast tulevad piirid või näiteks keha jahtumine. Et kui me mõtleme, et keha peab mingi ruumala ühik peab olema jahtuma, see tähendab, et olema mingi pinna kontaktis, siis on täiesti arusaadav, et näiteks kera ruumala sõltub raadiuse kuubist, see tähendab, et 2 korda kasvab, siis 2 kuubist korda on tal ruumala suurem, aga pindala sõltub raadiuse ruudust ja see tähendab, et see kasvab palju lähedamalt ja sealt tuleb nagu üks optimeerimisnäide, eks ju, see on, mis tuleb puht lausa matemaatiliselt. Aga kui me vaatame, näiteks lähme bioloogilisemaks, siis inimene on siin nagu hea näide, et mis inimliigi arvukust reguleerib, et inimliik ei läheks liiga suureks, et meil pole siukesi kiskjad, on olnud alati ressursipuudus ja patogeenid. Ja ressursipuudust on väga edukalt lahendatud 20. sajandil. Roheline revolutsioon, sünteetilised väetised ja nii edasi ja inimene paisus plahvatuslikult, aga millest pole lahti saadud, on patogeenid. Ja see on nagu üks näide on, millest on mis on nagu kuidagi vastik ja näiteks ka koroonapandeemiale mõtleme, kui nagu millegile erakordselt mingi vastik asi tuli sisse, segas mingi nagu mingi diablo ex machina või ma ei tea, et varsti ta läheb ära, jälle saab normaalsusesse tagasi. Aga pigem on see asi vastupidi, et see ongi see eneseregulatsiooni üks aspekt, mida Toomas Kiho mainis, et loodus tõepoolest hakkab ise reguleerima ennast. Ja see on üks ise reguleerimise algus, et aastal 2013, kui oli jälle ühes artiklis ma mainisin ka, et ega me sellest majanduskasvusest väga lahti ei saa, aga ma panustaks RNA viirustele. Et see võtab tõenäoliselt populatsiooni alla ja siis läheb nagu asi korda. Ja ma polnud mingi nagu eriline ettenägelik küünik või midagi, aga et siin pandeemia alguses hakkas levima üks video, kus 2015 Bill Gates räägib pandeemiast, et tõenäoliselt tuleb varsti pandeemia, me peame valmistuma. Aga see ei olnud üldse originaalne. See raamat on eesti keeles ka ilmunud, see on David Quammani Hüpe, zoonoosid ja järgmine üleilmne pandeemia. See on ilmunud aastal 2012, parim raamat Scientific American, täiesti peavooluteadus selles mõttes, et ridamisi on tauhindu isegi eesti keelde tõlgitud. Et siit me võime lehekülg 581 lugeda, et tõenäoliselt tuleb järgmine viirus. Üks teadlane siin mõnda neist viidates eriti koroonaviirustele, tuleb vaadata, kui tõsiseid ohtusid tervisele, et tõenäoliselt RNA, kas retroviirus, ortomüksoviirus või koroonaviirus, tõenäoliselt Hiinast ja tõenäoliselt tuleb uus suur pandeemia. Aga mis selle info häda on jälle selles, et nii paksus raamatus, kes seda loeb lehekülg 581, eks ju, keegi ei saa seda kätte, see info on liiga hästi ära peidetud raamatusse, et sealt ei saa kätte. Ja pole midagi uut ja eks ju, see on info, mida nagu oleks väga hea ignoreerida. Aga tegelikult see on siuke vastik asi, mida tõepoolest ei saa ignoreerida. Selles mõttes, et me oleme bioloogiline loom, mida suurem on meie populatsioon, seda suurem on võimalus erinevatel patogeenidel katsetada, kus saab sisse murda. Kust saab sisse murda, lõpuks murravad ja näiteks siukeses populatsiooni dünaamilises mõttes, nagu siin ka üks autor ütleb, et maal on inimese puhang.
Ja puhanguid vahel liikide suures juhtuvad. Kõige tuntum puhangu näide on loomulikult rändrohutirtsud. Ja seal, eks ju, ta lihtsalt puhang toimub ja siis see kiirelt kollapseerub. Ja need enamik neid mudeleid näitab, et inimesega tõenäoliselt läheb samamoodi. Et nüüd on lihtsalt asi selles, et kas läheb seda teed, nagu näitab Kaupo Vipp, et energeetilised probleemid või jõuavad bioloogilised piirid ennem ette või siis nagu kõige tõenäolisem on siiski, et majandus kukub, nagu see on kõige vahetumalt nahalähedasemalt meile mõjub see. Aga häda on selles, et tõepoolest see, mis on üks majanduskasvu põhitegureid, eks ju, et kuidas majanduskasvu on kõige lihtsam arvutada, ongi vaatad see inimeste arv ja siis tema tootlikkus. Et üks asi on see inimeste arv hästi suureks ajada ja see on kogu aeg praegu läinud. Et kui me vaatame inimpopulatsiooni graafikut, eks ju, me mõtleme küll 20. sajandil siin hirmsad asjad, siin 100 miljonit võib-olla ukkus teise maailmasõja ajal kokku. Aga kui te vaatate inimese populatsiooni graafikut, siis see 100 miljonit ei tee jõnksu. See graafiku tõus on ikkagi nii sujuv. Ja praegu siin koroonaga hädaldatakse, eks ju, et seal on võib-olla paar miljonit hukkunud, aga asi on selles, et aastane juurdekasv on ikka 80 miljonit. Eks ju, et ka praegune koroonapandeemia, mis meid väga ärevile ajab, tegelikult ei ole veel mingit jõnksu teinud populatsiooni graafikusse. Ja kui me tahame samal ajal tõsta elatustaset, mis iseenesest ongi üks majanduskasvu nagu olulisi aluseid, et kus see majanduskasv tuleb, need kõik need uha-uad inimesed, üks Saksamaa tekib maailmas aastasse juurde, need inimesed tahavad tarbida ja sealt toimub see paisumine ja sealt see majanduskasv tuleb. Et ta hakkab lihtsalt kohtuma praegu ja juba on kohtumas ja praegu me oleme selle kohtumise keskel. Üks pandeemia, see on küll niisugune lahja pandeemia, aga et me oleme juba piiridel, et praegu see varing toimub ja olge rõõmsad, kuni veel on hea olla. Ma läksin liiga pikale selles mõttes, ma tõmbasin ruttu otsa kokku. Jah, kuhu me siin nüüd tüürime muidugi see, et võib-olla see küsimus, kas suur on hea või halb, on juba natukene ajast või aegunud. Et tegelikult praegu tundub, et igasugused projektid ja suurenemine ja laienemine on halb, et iga puu maha võtmine on juba võib-olla kriitilise tähtsusega, et ei ole ainult nii, et sa võtad terve metsa, vaid ka võtad salu, et võib-olla peame juba mõtlema, et kas üldse midagi sellist lubada. Aga ma proovin nüüd nii-öelda ikkagi teemas püsida, et just võrrelda neid suuri ja väikeseid projekte ja kui nüüd liikuda siis sellest nii-öelda bioloogilisest piirangutest inimese loomingu juurde, et mida veel võib lugeda siis sellisteks probleemideks suurte asjade puhul. Lisaks ütleme tõesti sellele üldisele ökoloogilisele mõjule, et ma siin tsiteerin Kalevi Kulli, kes mulle kirjutas nii-öelda sellest destabiliseerivast toimest, mis suurprojektidel on, kirjutas, et mida suurem on ehitis, seda enam ta kontsentreerib võimu, muudab suuremal alal maastiku ja territooriumi funktsionaalset struktuuri, vähendab elurikkust, totaliseerib ühiskonda. Nii et nad destabiliseerivad majandust ja kogu kultuuri lihtsalt oma suuruse tõttu. Et mis te sellest mõttekäigust arvate? Torkan vahele lihtsalt, et Taleb ütleb sama sisuliselt. Ma hakkan siis sellest otsast peale, et see suure ja väikese küsimus hakkab ju peale ka meie rahvaarvust. Et siin natukene pealt miljoni meid on ja kui võtta seda nüüd puhtalt mehaaniliselt, siis meie rahvaarv ei anna hästi välja mingisuguse linnaosa. Ja siis nii, et ühesõnaga, et me ei vääri isegi mitte linnapead, rääkimata peaministritest ja presidentidest. Et me ilmselt kõik siin Eesti ühiskonnas ei taha ennast panna päris sellesse skaalasse. Ja me ikkagi tahame olla ka oma miljoni inimesega täisväärtuslik ühiskond, millel on kõik tema funktsioonid, kaasa arvatud siis kuni kooli ja haiglavõrguni välja. Aga nüüd ongi see, et me siis samal ajal, kui me ühelt poolt ei taha olla mingisuguse suurlinna linnaosa, aga siis samal ajal me võrdleme ennast pidevalt sellega, mida teevad, tahavad ja suudavad suured. Ja see on Eesti oludes ja Eesti mastaapides hukatuslik. See tähendab, et kindlasti 1,3 miljoni inimesega paigas
ei peaks hakkama ehitama maailma kõige pikemat ja kõige sügavamale merepõhja tunnelit. No see ei ole lihtsalt see koht. Ja ühe väga veel lisaks kõigele muule veel ühe väga hõreda asustustihedusega paigas. Lihtsalt ei tehta niisuguseid asju. Need selleks on teised kohad, kui need üldse vaja. Jah, et selle Eesti puhul on veel see eripära, et kui me vaatame Eesti asendit, geograafiliselt me kujutame maakera kaardil seda väga hästi ette või maakeral. Ja ka siin on veel see aspekt, et Eesti on ka väga oma 45 000 ruutkilomeetriga väga habras koht. Ta on üsna eraldi, ta on, kui võtame 45 000 ruutkilomeetrit suvalises kohas maismaal, maakeral, siis meie eripära on ühest küljest see, et me oleme poliitilisel ja geograafilisel kaardil üsna kaugel suurematest keskustest, aga me oleme ka väga autonoomsed. Näiteks meie veevõrk on piiratud peaaegu igast küljest, et meie jõed voolavad üksnes Eestis praktiliselt, et me ühelt poolt kogub neid Läänemeri, teiselt poolt kogub neid Peipsi vesikond. Ja kogu see 45 000 ruutkilomeetrit on väikene ja üsna habras ja autonoomne üksus kuskil üsna kaugel. Seetõttu tõepoolest need suurprojektid, kui nüüd räägime taristuprojektidest, et nendel ei ole mitte mingisugust loogilist, majanduslikku, tegelikku pikemat põhjendust. Ei sellel koomilisel merepõhja tunnelil, millele Kaido Kama just äsja viitas, kui ka hiigelsuurtel ühendusteedel, mida siis näiteks Rail Baltic esindab, et sellel lihtsalt ei ole mitte mingisugust tegelikku väärtust muud kui see, et Euroopa Liit annab meile ilge nutsu ja oled loll, kui sa vastu ei võtta. See on selline Eesti talupoja tarkus, et kui sulle antakse raha, võta see vastu ja kui antakse veel rohkem raha, tee järgmised lollused, aga peaasi, et see raha endale taskusse saab. Kui meil on raha taskus, siis istume oma tühjade kruusakarjääride serval ja tühjade paekarjääride kõrval, et baas on juba Harjumaalt täiesti otsa saanud, seda enam kaevandada seal ei saa, et kust me need raudteetammid teha saame, seda me ei tea. Ja on ka ju nõnda, et näiteks põlevkivist elektrienergia tootmine, mida peetakse praeguses arusaamas väga loodusvaenulikuks ja kahjulikuks seoses õhku paisatavate heitmetega, et kui nüüd loota, et põlevkivi kaevandamine nii kaua kui põlevkivi mulla all on, et see põlevkivi kaevandamine koos elektri tootmise lõpetamisega ära lõpeb, siis see ilmselt nõnda ei ole, et põlevkivi kaevatakse ikka edasi. Seesamas need Kiviõli ümbrused ja Sonda ümbrused kaevatakse kõik üles kuni Lahemaani välja, et hakatakse põlevkivist muid asju lihtsalt tegema. Ja kui leitakse veel põlevkivi alt muid asju, millest saaks raha toota, siis võetakse ka fosforiit välja, hoolimata sellest, et meie iseseisvuse ajalugu fosforiidi suhtes on hoopis teisesuunaline. Võetakse välja fosforiit ja hakatakse sealt välja leotama siis metalle, mille maha müümisest saab jälle uut kulda ja seekleid, mis enda taskusse poetada. Et lõpuks me astume praegu ikkagi üsna pikkade sammudega, hoolimata kogu sellest jutust rohepöörde ja keskkonnasäästlikkuse ja hoolimata kõigest sellest jutust astume me ikka üsna pikkade sammudega omaenda elukeskkonna rikkumise, omaenda elukeskkonna täieliku hävitamise suunas ja enne kui üle ilma, aga võib-olla ka ainult Eestis ja lähemates riikides ei võeta kasutusse seda Kaido Kama ideoloogiat majanduskasvu mahajätmisest, nii kaua on meil vähe lootust. Aga see majanduskasvu mahajätmise ideoloogia on tegelikult veel üks pääsetee, mitte ainult need Mihkel Kunnuse nimetatud radikaalsed viirused ja pandeemiad, mis inimkonda võiksid vähendada, siis majanduskasv, see on nagu inimese mõtte. Ja mõte on ju see, mis eristab inimliiki kõigist teistest liikidest. Inimese mõttejõul toimuv või mõttejõul olemasolev päästerõngas või õlekõrs, millest me võime kinni hakata ja päästa nõnda nii hästi inimkonna kui pikemas vaates ka muud liigid meie ümber ja maastikud.
siit jõuame ka ilmselt diskussiooni lõpuosas ka inimloomuse küsimuseni ja kui palju siis mõttejõud seda suudab suunata. Aga nüüd oli huvitav aspekt, mille Toomas Kiho välja tõi, oli see tegelikult, et me ju nõukogude ajal ei tervitanud seda, kui meil tulevad Moskvast hiiglaslikud investeeringud kuskile sõjatehastesse või Sillamäele, vaid pigem nähti selles probleemi. Aga nüüd suhtutakse tõepoolest suure rõõmuga, kui Euroopa Liit annab meile miljardeid, et me saaksime siis seda tsiteerides Mihkel Kunnust, hiiglapirakat raudteed ehitada. Või siis rõõmustab ajakirjandus, kui keegi tahab investeerida miljardit või 2 mingitesse tselluloositehastesse, et seal tundub justkui lähtepunkt, et mida rohkem raha siia tuuakse, et seda parem. Ja nüüd ma mängingi võib-olla natuke seda saatana advokaati, et majandusmehed ütleksid siinkohal, et see ongi majanduslik loogika, et asi ära tasuks, peab ta tänapäeval suur olema. Et kui meie teeme selle tselluloositehase, mida siin välja pakuti Tartu kanti, et see oleks ikkagi väga pisike ja ikkagi oleks väga raske võidelda siin kemi tselluloositehasega, millega soomlased on tegelikult hädas. Aga see on lihtsalt paratamatus, et me oleksime majanduslikult konkurentsivõimelised. See on muidugi jälle eeldus, et me peame konkureerima. Aga et see on justkui selline loogiline ja vältimatu tulemus, et me peame siis suurelt mõtlema. Et mida te siis selle vältimatu loogika kohta kostaksite? Ma kostan vahepeal, vabandust Mihkel, ma tahan, et sinu kord oli praegu. Aga ma tahaksin siin publiku ees selle väärarvamuse kuidagi üle parda heita, et Rail Balticu näol on tegemist mingi eeskätt raudteeprojektiga. Et Rail Balticu see raudtee osa kogu sellest taristust, mis sinna rajata on plaanis, on suhteliselt väike. Ja lõpuks see suurus ei ole mitte ka see, et seal on plaanis tohutult palju ronge hakata sõidutama. Seda võib-olla mõned sinisilmad ainult arvavad. Tegelik selle suuruse väärtus on ikka ainult see, et saaks kuhjata võimalikult palju tööd ekskavaatorijuhtidele, võimalikult palju kaevandada muldkehade jaoks materjali ja võimalikult palju maksta ehitajatele või võimalikult palju saaks teenida selle ehitamise pealt ja selle ehitamisega koos siis kasvatada majanduskasvu. Mis sest lõpuks saab, see ei olegi tegelikult enam tähtis. Et Rail Baltic ei ole mitte raudteeprojekt, vaid ta on lihtsalt üks musternäidis täiesti mõttult kulutatavast rahast selleks, et majanduskasvu turgutada. See on muidugi tõesti ainus seletus, mis saab olla sellele, et kunagi ei tehtud võrdlusanalüüsi olemasoleva Pärnu trassiga. Ja hakati kohe siis sohu seda uut trassi rajama. Ja ma muidugi tahaksin selle täpsustuse teha, et ei ole mingit sihukest tegelast, kes mõtleb niimoodi, ahaa, lollitame nad ära, et tahame sinna raudteed, aga tegelikult anname tööd neile. Et see on nagu rohkem sihuke ise organiseerunud, et seal on inimesed, näiteks ehitajad, kes on tõesti siiralt huvitatud ja siin Eestimaal on ka, kes hakanud vaatama, et ohoo, meie maa pealt saab teha karjääri. Et see on sihuke pigem sihuke teatud huvitatud inimeste lühiajalised otsused, mis seda lobistavad ja nende teatud endas perspektiivis on see nagu täiesti õigus. Lihtsalt see on üldine asi, mis sihukeste suurte projektidega on, et need kulud hajuvad ümbritsevatele inimestele. Ja kui see tehase näide tuua, siis need majandusinimestel, neil on õigus majanduslikus mõttes see, et kui sa teed suure tehase, kontsentreerid, siis tõepoolest see on kõige kasumlikum. Aga lihtsalt selle kulu ja tulude arvel, et ei kajastu kuidagi see, mis see toimub meie keskkonnaga. See, et kohalikud inimesed kannatavad, eks ju, et jälle sealt keegi peab oma majast ära kolima, eks ju, see, et reostus hajutub kogu selle ülejäänud populatsiooni peale laiali, et see lihtsalt ei kajastu nendes majandusarvutustes ja neid on tõepoolest väga raske sinna ka arvutada. Selles mõttes, et ta on tõepoolest nagu ise organiseeruv printsiip, millel on teatud lühinägelikud komponendid. Et väga hea näide on sellega, et kui kunagi aasiti nende tuleviku ennustati üle sellega, et kunagi öeldi, et linnad uppuvad hobuse sitta, aga näete, tehnoloogiline lahendus tuli ja tulid hoopis autod ja mingit hobuse sita probleemi ei ole. See oli ju tõepoolest niimoodi. Aga asi on nüüd siia, et autosita probleem on palju hullem. Ja praegu on, eks ju, see on autosita probleem. CO2 on autositt, ütleme niimoodi. Ja kuna see hajutub enam mitte nii kontsentreeritult sinna linna, kus oli ainult linnainimeste probleem, vaid nüüd on see globaalne probleem. Ja see on nagu tehnoloogiliste lahendustel nagu üldine muster, et kasum võetakse välja lokaalselt, aga see hajutanud reostus, see on kuidagi lokaalne, hajutatud ja see kumuleerub kuidagi märkamatult ja hakkab tapma. Umbes nagu rahvaarvuga või.
no nagu ja kui üritate, noh Rail Balticu puhul mulle meeldib ikka sihuke kujund, et me tahame iivet tõsta, siis teeme ruutkilomeetrise liivakasti. Et no see on üks asi, mida me oskame umbes, eks ju, lastele meeldivad liivakastid. Et seal, sellega ei pea mingid, noh, seal kuidas... Siin on veel see asi, et liivakastid on meil tegelikult olemas. Meil on need väiksed liivakastid, tegelikult on olemas. Aga me ei pane lapsi mitte sinna, vaid me ehitame iigel suure liivakasti. Iigelt suur liivakasti. Ja arvame, et lapsed hakkavad tulema. Fakt on see, iive on madal. Aga 3 last sünni Hiiumaal. Hiiumaal on liivakasti küllalt. Ma arvan, me ehitame sinna suure liivakasti. Teeme siis 2 ruutkilomeetris, eks ju. No, et siin teatav loogika on, eks ju. Kui ikka nii suur liivakast on, küll need lapsed tulevad. Ja kui on ikka nii suur raudtee, kus need kaubavood pääsevad. Kuigi, eks ju, meil mingi rohepööre ja me mõtleme nagu kaubavoogu maha võtta, eks ju, tõenäoliselt autoliiklust oma ilgelt vähendada. Aga samal ajal teeme ikka mingid korradi ilged mäoringid sõidud. Nüüd autoliikluse kidude ees ajame veel korradi Tallinn-Tartu maantee 4-realiseks, eks ju, et siis on nagu seal üksinda on uhkem paarutada oma 2 elektriautoga, mis jääb võib-olla. Ja teeme möödasõitudest möödasõite. Võib-olla siis seesama Antsla probleem on ka see, et Valga-Võru raudtee on liiga kitsas ja sellepärast rongid ei tule. Seal on ainult üks rööpapaar. Ta on liiga lai, sest et nagu teada see praeguse raudtee viga ongi see, et raudtee on liiga lai. Jah, selles just on asi. Aga mis siis omalt poolt? Et kui vaadata jälle nüüd korra asja sellest suurest globaalkatastroofi taustapildis, siis tuleks ju kogu maailmas homme päev ära lõpetada igasugused, mitte ainult suurprojektid, vaid ka suures osas ehitustegevus kui selline. Et veel jätkuvasti panna viljakat maad ja metsa betooni ja asfaldi alla on selge enesehävituslik tegevus. Aga mis ma tahtsin veel välja tuua siin ühe aspekti nende suurprojektide juures, et seda vaimustust õhutada on tohutu lihtne. Ja ma pole ka iga kord päris kindel, et Mihkel ütles, et seal keegi niimoodi kurikavalalt ei planeeri, et see tekib kuidagi iseenesest, et mind küll vahepeal juba tabavad mingisugused paranoiad, et kui ma ikkagi vaatan seda, et Balti raudtee ei lähe Pärnust Riiga mitte maantee kõrval, kus oleks tema kõige loogilisem koht, vaid sealt läbi suurte metsade, siis mul tekib ikka küll tunne, et sealt on keegi tahtnud jälle uusi tihumeetreid kätte saada ja muud mitte midagi. Aga see selleks. Ma tahtsin öelda seda hoopis, et kui nüüd niisugused asjad lähevad omadega rappa ja see raudtee kindlasti rappa läheb omadega. Et ma ei ole kindel, kas selle raudtee peal üldse kunagi ükski rong sõitma hakkab, aga jama tehakse kokku palju. Siis me oleme tegelikult pärast olukorras, kus selle tulemuse eest mitte keegi ei vastuta. Ja tuletame meelde mitte väga kauges minevikus, sellest on mõned 10 aastad möödas, käis Eesti ühiskonnas küll väiksemas mastaabis, aga umbes samasugune diskussioon, nagu käib raudtee ümber, käis Saaremaa süvasadama ümber, kes mäletab. Ja siis oli see oli väga põnev. See tehti sügavale Natura alale, kus enne ei olnud üldse olemas mitte mingisugust infrastruktuuri ega mitte midagi muud taolist, vaid linnukesed laulsid ja konnad hüppasid. Ja loomulikult siis rohelised vaidlustasid, käisid seal mitmeid aastaid kohtus, aga progressiivne üldsus võitis. Ja ma lugesin kunagi siis nagu takkajärgi seda tollast argumentatsiooni, millega seda süvasadama ehitust siis põhjendati. Ja see oli ikka uskumatu, kuidas sellest pidi saama terve Lääne-Eesti arengumootor ja see pidi tooma Saaremaa välja regionaalsest mahajäämusest, noored tagasi maale ja nii edasi. No ühesõnaga likvideerima vaesuse ja meeste ja naiste võrdõiguslikkuse probleemid. Kõik ühe korraga pidi korda saama. Ministrid rääkisid pidulikke jutte, käisid avamistel ja nii edasi ja see asi kukkus nüüd totaalselt läbi. Et mingisugust kruiisilaevandust sinna ei tekkinud, see sadam seisab seal kurvana ja tühjana. Nüüd on viimases hädas pandud laual ikkagi see variant, et ega me taga midagi muud teha ei oska, kui hakkame sealt metsa välja vedama selle sadama kaudu. Kes vastutab? Takkajärgi ma teen ainult sellest järelduse, et tol ajal nii-öelda reaalselt, kainelt ja 2 jalaga maas seisvad inimesed olid looduskaitsjad. Ja need niinimetatud majandusmehed olid
hõljusid roosades pilvedes ja tegelesid täiesti utoopiatega ja olid sealjuures ka äärmiselt emotsionaalsed. Aga kes vastutab siis, kui meil juhtub raudteega mingi samasugune asi? Väga õige lisandus, et siin on jälle see demokraatia probleem, kus valitsused vahelduvad ja vastutusid lõpuks hajub kõigi nende vahel, kes on siis algatanud ja kes ei ole pidurit pannud ja nii edasi. Aga nüüd natuke ma võib-olla laiendaks seda teemat, et me oleme siin nüüd majandusmehi nii-öelda kritiseerinud ja rünnanud, aga kas ei ole ka selles mõttes laiem, et ka kultuuriinimesed, kes näiliselt vastandunud majandusinimestele, kui on tegu mingite kultuuriprojektidega, siis meil on samamoodi, et meil on vaja teha rahvamuuseum, kus kõik Eesti rahva vara on kõik üheskoos hiiglaslikus hoones, kuhu mahuks kõik järelenud eestlased ära. Või nüüd praegu meil oli kultuuriehitiste võistlus, kus siis Tartu esitas projekti, mis ka pälvis esikoha võib-olla just tänu oma mastaapsusele. Et kui me arvutame, et kunstimuuseum 10 000 ruutmeetrit, linnaraamatukogu 20 000 ruutmeetrit, liidame need kokku ja kokku saime 60 000 ruutmeetrit. Kui mu matemaatika ei eksi, et kas see on nagu ka tegelikult laiem probleem, et kas on vaja, et kultuur peab olema sellistes mastaapsetes betoon. Ma ütlen siia kohe vahele, vabandust, et ainult väikese repliigi, et tegelikult on see väga õige, et see gigantomaaniat ei pea kritiseerima mitte ainult mingite suurte tööstus- või taristuprojektide puhul, vaid see gigantomaania hullus on olemas täiesti kultuuriehitiste näol meil. Ja mingit pidi me oleme siin sõpradega naernud, et Eestis on kujunenud praegu välja niisugune väike võidujooks, et igale maakonnakeskusele oma ooperiteater. Ja seda nõutakse, et peab olema ja meil peab ka olema ja nii edasi. Ja ma olen sellega täiesti nõus, ma tahtsin öelda, et see on tõepoolest igal pool mujal ka ja see on väga piinlik. Kuigi nüüd, kui Karis saaks presidendiks, siis oleks nagu nii tore, et siis Eesti Rahva Muuseum ja Eesti, vaata selleks oleks nii suur sümboolne väärtus, et Eesti riigis saabki nagu tervikuna Eesti Rahva Muuseum, et see võib olla täpsem kui meile meeldiks, et aga siiva on. Aga mina tahaksin öelda siin seda, et tegelikult ei saa öelda nõnda, et kultuuriinimesed ja majandusinimesed üksteisele vastanduvad. Need ei vastandu üksteisele mitte selles mõttes kogu aeg, et mina olen majandusinimene ja ma olen alati selle poolt, et ehitada midagi suurt ja lolli. Nõnda ei ole, et on olemas ka, ütleme, Rail Balticu puhul on väga palju mõistlikult mõtlevaid majandusinimesi ja samamoodi oli ka selle süvasadama rajamise puhul oli ka neid inimesi, kes tegelikult said ju aru sellest kalkulatsioonist, et need majandusinimesed, kes on need asjade poolt, on muidugi need, kelle taskusse otse kukub raha, et need on need inimesed, nad ei pruugi mitte majandusinimesed, vaid lihtsalt aferistid või ükskõik kes raha teenib, et need on muidugi selle asjade poolt, et aga mingisugused, üks näide veel siin sellisest suurest taristuprojektist, mis tehti ja mis ei õnnestunud sugugi, on see kuulus Koidula kaubajaam, mis rajati Piusa jõe äärde tohutult suur, ma ei tea, mitmekümnete rööpapaaridega selleks, et seal hakata Venemaalt tulevaid ronge tollima. Selle asemel, et seda teha Tartus, et Tartus pidi siis see tollipunkt ja kaubajaam sisuliselt kaduma. Aga mis on tegelikult juhtunud on see, et ehitati tohutult suur ja võimas taristu sinna Piusa äärde Koidulasse välja, kus peaaegu mitte midagi ei toimu ja Tartus toimub endiselt kõik see kaubarongid, nii vähe kui neid üldse alles on. Neid ronge ja kaubavahetuste Venemaaga on jäänud palju vähemaks võrreldes sellega, mis ennustati toona, kui seda Koidulajaama ehitama hakati. Nii et seal on mitmekordselt need arvutused, mis ette tehti ja paberil ilusad paissid, on mitmekordselt mööda läinud. Ja siia juurde, et see pole ainult üks kord rumalasti maha visatud raha, vaid nendel mõttetutel objektidel on ka pidevad ekspluatatsioonikulud. Et maksavad meile iga päev, iga tund, nad teevad meile kulu. Jah, et pensionist peab loobuma ja ma ütleks ka, et nagu ega Rail Balticu puhul tema majanduslikku kasu ei olegi väga nagu rõhutatud ja kahtlemata on ka see, et väga paljud inimesed saavad selle ehitamisest kasu ja sellepärast nad seda ka nii-öelda mahitavad, et kasum ja kahjum on vaadatav on alati mingist kontekstist ja perspektiivist, et kui see ei oleks mitte kellelegi kasulik, kui see oleks nagu lihtsalt loll raha mahasse matmine, siis tõepoolest seda ei tehtaks, aga see ongi selles... Tehakse ikka, et kui ikka tulevad sul... See on väga paljudel kasulik kui siiski. Kui Kass Basilio ja mis see Rebase nimi tulevad ja ütlevad sulle, et pane raha maha, siis kas saab rahapuu.
ikka leidub neid, kes panevad sinna raha maha, nii et ole. Ja mul on selle Rail Balticu puhul just selline tunne olnudki, et me oleme natukese nagu selle Buratino rollis siin olnud praegu. No selliseid on seal ka jah, kambas. Et lohutus on siis see, et me matame ka hästi palju teiste inimeste kuldmünte, mitte ainult enda omi. No aga kuldmüntide matmisega on ka see, et see juba see matmine ja kaevamine, see rikub ka juba keskkonda, nii et selles mõttes ei tasuks seda üldse teha. Meil on nüüd praegu tund aega räägitud, et varsti annaks siin publikumile ka sõna, aga ma mõtlesin, et enne seda veel võib-olla siis tuleks nüüd tagasi selle Kaido juba alguses esitatud suure küsimuse juurde, et kas on võimalik tegelikult tänapäeva inimest panna loobuma siis sellest majanduskasvust, et tegelikult see on ju see russoolik küsimus või probleemi asetus, et me oleme läinud kaugemale oma nii-öelda loomulikest vajadustest, meil on tekkinud terve ida kunstlikke vajadusi, meie sõltume teiste hinnangutest endale, meil on eneseuhkus, mis paneb meid asju omandama ja järjest nii-öelda paremat elujärge ihaldama. Et kas kogu seda ideoloogiat on kuidagi võimalik laiemalt tagasi pöörata, enne kui tõesti kõik kokku variseb? No ma vastaksin esiteks, et me peame siin mõtlema nagu kastist väljas ja kui mõte on nii-öelda kastist väljas, siis see peab normaalsele inimesele mõjuma ehmatavalt või jaburalt juba definitsiooni kohaselt. Ja kuna ma olen selle keskkonna teemaga vaadanud, siis niimoodi ratsionaalselt vaadates tõepoolest ega mingit muud varianti ei ole kui see, et inimesest toimub mingi vaimne pööramine või ta hakkab tahtma vähem. See on jõukohane niisama ainult mingitele üksikutele askeetidele või neile, kes saavad selle eest kuidagi näiteks sotsiaalset kapitali või prestiisi. Aga viimast saab ainult siis, kui sa oled erandlik. Eks ju, kui see on massiline, siis enam see motivatsioon ei tööta. Ja üks lahendus, mida ma olen ise mõelnud, see on siuke meeleheide, sest ma ütlen, et mingit normaalset niimoodi mingi koolituste, hariduste, siukestega no ways ei tööta lihtsalt, eks ju, seda on kogu aeg näidatud, et see oleks pretsedent. On minu arust on see, et tuleb välja vahetada tarbenarkootikumid, et praegu on see etanool, mis on väga kahjulik ja paneb marutama. Võib-olla kanep, võib-olla psühhedeelikumid, et inimesed ei, ma olen kanepi kohta kuulnud seda näiteks, et üks asi, mis ta on, võtab inimestel siukese ambitsioonikuse ja entusiasmi alla, et ta lihtsalt istub ja chillib oma ette, eks ju. Ja tegelikult see on ju väga hea inimene, kes lihtsalt istub ja chillib ja ei taha pürgida kuhugi, ei taha midagi väga saavutada, eks ju. See on ka long covid. Ja ta on siuke nagu praeguses eduhiskonnas tegu on mõttetu hipitolliga. Või teine asi on siis psühhedeelikumid, kus inimesed, eks ei vea oma suurt lihakeha ringi, et reisimismuljeid saada või midagi sellist, et ma ütlen, et see idee peabki mõjuma jaburalt, sest see on tõesti kastist väljas, aga et vahetama kuidagi arginarkootikumid ümber, et või mingid siukesed, sest lihtsalt tahtepingutusega askees käib kogu populatsioonile ilmselgelt üle jõu, et kellel on parem idee, köhige välja. Et minu lapselaps lõpetas sel kevadel gümnaasiumi ja nad teevad tänapäeval niisuguseid asju koolides, mida nimetatakse loovtööks. Ja tema loovtöö oli siis see, et ta tegi Eesti Rahva Muuseumis näituse, mis näitas siis tänapäeva riidemajanduse kulgu sellest, kuidas ta siis kuskilt algab peale sealt puuvilla põllult ja lõpeb prügimäel. Ja mina ütlesin, et kas sa puudutasid seda moodide kiiret vaheldumist ka ja ise omas lubjastumuses arvasin, et me räägime kevad-sügis talvemoodidest. Ja ta hakkas naerma ja ütles, et kallis vanaisa, et praegu on iga nädal on uus mood. Ja sõna otseses mõttes need suured moekaubamajad, sa lähed nädal aega hiljem sinna ja seal on täiesti uus valik ja kõik on muutunud ja inimene kannab seda nädal aega ja siis viskab minema. Ja siis rääkimata veel sellest, kus see riie tuleb, seal need tublid Bangladeshi alaealised seal õmblusvabrikutes töötavad ja nii edasi ja nii edasi. Et seda me kõike teeme päevast päeva ilma südametunnistuspiinadeta. Ja siis mängime neid rohepöörde mänge sinna kõrvale. Et see on kokku nii absurdne kogu see olukord, et veel kord, et ma tean, kui raske on panna inimest oma heaolu piirama. Kui inimesel lasta rahulikult edasi liikuda, siis tal on varsti päevamoed, mitte nädalamoed. Aga ikkagi see on ainuke võimalus. Ja nüüd ma tulen uuesti tagasi Eesti juurde ja tema suuruse ja väiksuse juurde. Et me oleme mõndapidi ikkagi väga unikaalne koht ja unikaalne rahvas.
et viimase 100 aasta jooksul on Eesti rahvaarv olnud enam-vähem see, mis ta on praegu. See on siis sama aeg, kui maailma rahvastikku on kasvanud 4-kordseks, kui ma ei eksi, 100 aastaga. Et kui kadunud Lennart Meri otsis taga Eesti Nokiat, siis minu arvates on see Eesti Nokia, millega minna maailma laiutama ja öelda, et vaadake, millega me hakkama saame. Punkt 1, meie rahvaarv pole 100 aastat kasvanud. Punkt 2, meie asustustihedus on selline, et Eestimaa toidab selle enam-vähem, selle 1 miljoni inimest ära ka ilma naftat põletamata. Neid paiku ei ole ka maailmas üldse mitte palju. Et need on kohad, kust edasi minna. Ja miks mitte ei võiks olla see meie Eesti kuvand, mida me mängime välja näiteks mingi digipöörete või muude kavalate asjade kõrvale. See on tõesti nõnda, et sellele on väga harva mõeldud ja väga harva selle välja öeldud, mida Kaido praegu nimetas, see rahvaarvu globaalprobleemi lahendus Eesti meetod. Et siin on, ja mis puudutab nüüd neid moode ja tarbimist ja uute asjade soetamist, siis koos rohepöördega, kas sellest sõltumatult või sõltuvalt, on tekkimas siiski ka uued suundumused nõnda, et moodi läheb hoopiski vanade riiete kandmine, nende uuesti aukude lappimine ja nõelumine. Et siin on ka mingisugust sellist mentaalset positiivset pööret maailma mõistmises võib sen taha näha, kuigi see on praegusel hetkel, kui ta nii-öelda tekkimus on, tundub ta just nimelt, et see on mood, et moe pärast tehakse seda, et see on. Aga teisest küljest on see jällegi väga tore, kui see moe pärast tehakse, siis lõppkokkuvõttes see ikkagi vähendab nende Bangladeshi tüdrukutele töösurvet ja see lõpuks vähendab ka prügimägedele survet. Ja lõpuks, kui see nõnda oleks, siis võib mitmeski asjas näha tulevikuga natukene lootusrikkamalt. Ja mis puudutab nüüd neid uute asjade, tarbeasjade soetamist, olgu tolmuimejad või labidad või kotid või sandaalid või ükskõik mida inimesel on vaja peale söögi. Et siis mõte on ju selles, et sa ei pea toimivat või töötavat labidat või kotti vahetama enne, kui tema aeg on ümber ja kui sellisena tarbimist suuta hoida, siis tegelikult ongi umbes selline nullkasvu asi, milleni me peaksime jõudma, milleni me oma rahvaarvu kasvatamisega juba jõudnud olema. Ka selle positiivse noodi pealt küsiks, et kas me võime kujutada ikkagi sellist nii-öelda laiemat uusaskeetlikku liikumist, et natuke nagu võrreldav sellega, kuidas varakristlus levis Rooma aladel ja ka osaliselt protestina just sellise kehaliste naudingute ja luksuse ja sellise vastu, ütleme meie generatsioon, kes on harjunud asju omandama, et meie sellest nii lihtsalt ei loobu, aga kui tekib selline nii-öelda revolutsiooniline ideoloogiline liikumine rohepöörde pinnalt, mis võib-olla muidugi ohuna võib muutuda ka vägivaldseks. Aga et kas sellist asja võiks ette kujutada? No tähendab, Euroopas on raske vaata Eesti ühiskonnas ka, sest me peame vaatama demograafilist pilti. Meil on tegu tugevalt vananeva rahvastikuga ja need asjad siin nagu niimoodi hüppega ei käi. Ja asi on ka selles, et meil ei ole tegelikult aega sihukeseks aeglaseks asjaks. Et no ma ise küll, mul on raske ette kujutada, et see ei toimu mingit laadi jõuga ja kusjuures ma arvan, et mingis mõttes õnneks siin bioloogia sekkub, sest kui inimene hakkaks ise jõudu kasutama, see on nagu kuidagi veel jälgim ja hullem, eks ju, et 20. sajandi algus näitab seda, kui bioloogiline mõte väga kiirelt levima hakkab. Muidugi siin on ka halvad asjad, sest näiteks nii Hitler kui Mussolini olid germofoobid selles mõttes, et Mussolini keelas ära käesurumise puhtuse hügieenilistel kaalutlustel, mis meil ka kadus siin ära ja Hitler käis 4 korda päevas vannis, eks ju. Nad olid väga germatofoobsed, eks ju, et see arhailine puhtusvajadus läks väga lakke ja ma ütlen, et pandeemiad on tulemas, nagu Kammen ütleb ka, ilmselgelt 21. sajandi defineerivad pandeemiad. Ja praegune asi on veel sihuke malbekene. Aga
ja kui ma ütlesin, et see pole minu mõte, ma lihtsalt tõesti tundub, et kõigi projektsioonide järgi, et tuleb väga pandeemiline ja rahvaarvu kukkumised erinevad, sest antibiootikumid ei tööta, vaktsiinid on piiratud kogumises. HIV-ile pole ammu mingit vaktsiini lootust. Et ma arvan, et see ei ole sihuke niimoodi valgustuse saavutamine, vaid see mentaalne pööre ja kohanemine käib vastu hambaid saades. Et väga ilusti ütles seda Leeb ühes tweedis selle pandeemia kohta, et kui me võtame kurvis enne puud, võtame hoo maha, siis kõik saavad aru, et see on mõistlik tegemine. Aga asi selle pandeemiaga on see, et inimesed ei saa ennem aru, et kui nad on pandeemias, kui nad on matsu juba pandud. Ja kipub selle ökosüsteemiga olema samamoodi. Aga asi ei ole mitte ainult pandeemias, asi on just nimelt selles majanduse lõputus kasvus samamoodi. Me istume autos ja me näeme, mõned näevad, et ees on kurv ja kurvis on puu ja me sõidame sinna otsa ja hukkume. Aga seal autos on ikka nii mõnus sõita, sest paned sinna tümpsu veel juurde ja sooja ja siis koemehed suhisevad automaatselt ja tuled lähevad. Et väga mõnus on sõita ja me jätkame selle sõitu väga suures mõnus. Aga mina küll nii lootuseta ei ole kui sina, et see peab tingimata tohutu sellise piitsutuse tulemusena tulema. Siin ikkagi kui kuulata, mida Kaido Kama räägib ja ja võttagi poliitiliseks eesmärgiks nii hästi Eestis kui riikide vahel see, et majanduskasv ei ole mitte põhiline, vaid kuidas sa seda sõdastad, säästlik majanduskahanemine või kestlik majanduskahanemine. Kui see võtta ideoloogiaks, liberaaldemokraatlik ideoloogia kõrvale või asemele, et siis on võimalik ja täiesti poliitiliste ja ideoloogiliste vahenditega maailm ka päästa. Et me jõuame enne kurvi ikkagi selle mõnusad ABS pidurid ka vajutada. Ma võtan selle kujundisse kokku ja see on tõepoolest niimoodi ja see tähendab, et me ütleme, et meil on lootust sama palju kui tuleviku Eesti erakonnal praegu. See peegeldab seda. Kas me oleme siin praegu erakonna koosolekul? Ei, ma lihtsalt tõin selle näite, neil on juhuslikult nii täpne nimi ja nad on siukused õiget asja, aga vaata nende populaarsust. Eks ju, et see on see valgustuse läbi ja vaata, kes tegelikult me vist ei peaks poliitikuid siin mainima või aga kes meil praegu rallivad populaarsuses. Aga võib-olla tuleviku Eesti erakonnas ei olegi poliitikud, neid võib mainida ju küll. Ja siin on järgmine probleem, kuidas saada poliitikud poliitikasse, eks ju, et praegu on seal mingid hampelmannid või otsivad presidenti nagu spunki. Ärme nii palju uusi teemasid võta. Tulen tagasi bioloogia juurde, millest siin Mihkel juba alustas ja veel kord niimoodi hästi puust ja punaselt, kuidas see emakene loodus selle asja on korraldanud. Et kui mingi liik mingisuguses ökosüsteemis muutub mingil põhjusel ressursside tarbimisel liiga edukaks, mis tähendab ka tema arvukuse kasvu, siis kohe võetakse see kontrolli alla ühelt poolt kas kiskjate poolt või teiselt poolt haiguste, parasiitide, kelle iganes poolt. Et see teeb korra ühe laine ja see leiab kohe oma koha jälle tagasi. See ongi see looduslik tasakaal, mille peal kogu asi töötab. Nüüd inimene on nendest loodusliku tasakaalumehhanismidest väljunud tänu oma mõistusele. Ajutiselt. Ja see väljumine on toonud meid praegu üsna lähedale hukatuslikele tagajärgedele. Et loomulikult ei ole minul ka palju usku, et see sama mõistus, mille abil inimene on need trikid kõik ära teinud, et selle mõistuse abil oleks võimalik ka nüüd hakata uues olukorras mõistlikult käituma. Aga see on nagu ainus lootus, ühtegi muud lootust ei ole. Siis ülejäänud lootused ongi see, et koroona peale ma nüüd palju ei looda, aga siis peab ikka mingi päris tõsine katk juba tulema. Et koroona kohta, see on nii leebe lasteaia liivakastimäng, et sellega ei tasu palju oma lootust rajada tema peale. Mihkel ütles, peab teema suurema liivakasti. Ja tulebki teha suurem liivakasti, et sinna mahuks suurem ja ohtlikum koroona. Et selle jätkusuutliku kahanemise teemal tegelikult on meil ees Jaapani majandusmudel, mida kõik nii-öelda läänepoolsed majandusspetsialistid, et see on Jaapani suur läbikukkumine, miks nad 80-ndatest aastatest peale ei ole kasvanud. Aga Jaapaniga ei ole mitte midagi juhtunud, et inimesed elavad ikkagi seal täiesti normaalset elu. Ja Jaapan ei muretse selle pärast, et jeenil ei ole inflatsiooni ja kogu seda jama ei toimu, mis meil siin toimub. Jaapan on väga hea näide. Aga ma nüüd äkki annaksin vahepeal siis sõna publikule, et teil on ka arvatavasti küsimusi tekkinud. Jah, palun, et saate mikrofoni ka. Tere, aitäh vestlusest. Mul on tegelikult 2 küsimust, aga ma küsin esimese enne. Ma tulen selle
rongi teema juurde tagasi. Ma tahan ühe asja ära mainida, mida hästi palju meedias on räägitud, aga mida teie ei puudutanud ja tahaks, et te kommenteeriks seda lauset ka. Et üks inimene, selleks meheks on Euroopa Komisjonist Henrik Hololei, ütleb, et alla tasuks kriipsutada ka julgeolekupoliitilist dimensiooni, sest mitut Euroopa riiki ühendavad taristuprojektid on alati strateegilise tähtsusega. Ühendus muu Euroopaga suurendab julgeolekut. Mis te sellest arvate? Täitsa siiralt. Ma võin öelda seda kohe, sest raudteeühendus Euroopaga on ju olemas, rööpad on olemas, aga neid ei kasutata. Selle asemel, et neid kasutada säästliku majanduse mõttes, panna rongid sõitma, ei suuda me isegi Läti ja Eesti vahel korraldada rongiliiklust. Me ei suuda mitte midagi teha ja kui me ei suuda mitte midagi teha, siis selle asemel, et see asi, mis on olemas, korda teha ja käima panna, me ehitame täiesti mõttetu ja üüratu ja sellise pompöösse asja, kus võib-olla siis tõesti ka mõni rong sõidab. Aga julgeolekupoliitilist tähtsust raudteel tegelikult tänapäeval ei ole. Soomusrongide ajal oli see tähtis, aga siis oli ka keerulisem seda raudteed mineerida ja õhku lasta kaugelt. Aga tänapäeval on rööbaste ja õhku laskmine ühest kohast ju käkitegu mingi raketiga kaugelt. Nii et julgeolekupoliitika on selline väikene viigileht, mida Euroopa ametnikud kaasa arvatud Henrik Hololei on võtnud oma argumentatsioonis kasutusse lihtsalt inimeste pelutamiseks ja nende kallutamiseks seda projekti toetama. See on minu arvamus selle asja kohta. Et ma ka lisaks juurde, et ega tankid ei vaja ju 160 kilomeetrit tunnis sõitu, et kiiresti Eestisse jõuda, et nad saaks suurepäraselt tulla ka mööda vana Pärnu trassi, kui see oleks alles jäetud. Et see on üks aspekt ja teine just see, mida Toomas Kiho ka mainis, et see on jälle väga habras, kui ehitatakse selle ideega, et kõik sõltub ühest sellest ühendusteest, et see on ju kõige lihtsam, see läheb üsna Kaliningradi lähedalt läbi, et seda läbi lõigata. Et selle raudteega on täpselt see asi, mida ma alguses nimetasin, et ega me pole algusest peale teadnud, milleks seda vaja on, aga ehitamise tahtmine on hirmus suur. Et kui tuletada ajalugu meelde, siis esimene ikkagi see raudtee ju see loosung oli see, et me saame nii ja nii mitme tunniga siit Berliini. See tähendas, rõhk oli reisirongimise peal. Siis läks mingi aeg mööda, siis leiti, et ei tööta, et ei tule sealt Soomest neid Berliini sõitjaid nii palju kuskilt midagi. Siis mõeldi välja see trikk, mida Toomas juba nimetas, see, et autotransport raudteele. Siis näidati see ka ära, et see ei tööta, siis tuli see julgeoleku aspekt. Vahepeal oli veel üks asi, kus kohast pidi Põhja-Jäämere teed pidi hakkama Hiina kaubat olema läbi Soome selleks, läbi Soome siia, et tuua nad üle Soome lahe siis ja siis panna siin Tallinnas Muugal panna Rail Balticule ja sõidutada nad Rotterdami sadamasse. See oli üks jaburamaid konstruktsioone vahepeal. Raudteega on see, selles mõttes kogu see asi pahupidi, et te peaks käima nii, et me teame midagi, mida meil on vaja ja siis hakkame mõtlema, et mis on nüüd see vahend, millega seda saavutada või kuidas. Aga praegu siin on kogu aur on vahendi peal ja siis mõtleme, et aga milleks me võiksime seda kasutada, niimoodi järjest uusi põhjendusi välja. Sest minu arust seda teemat on meedias suhteliselt vähe kasutatud. Asi on selles, et ta on nagu päriselt õudselt ebaveenev, sest nii kui sa natuke mõtled, et aga kuidas ta on seotud nagu julgeolekuga või mis või et nagu hakkame tanke vedama või hästi kiirelt nagu pudeneb laiali ja sellepärast seda trummi ei taotage eriti. Ja sest kui ta oleks nagu tõesti väga vingi julgeolekuprojekt või nagu vajalik, siis ikka ma arvan seda trummi taotaks. Ja kui öelda, et aga me ei saa välja rääkida, et see on meil salajane siin teeme, et muidu venelased saavad aru, et me teeme siin endale kaitseprojekti. See on veel naiivsem, eks ju, et see on loomulikult kõik välja teada. Et see on tõesti, mul tekitab alati küsimus, et kuidas ta kaitseb või Ja veel küsimusi, teil oli teine ka, jah? Ja mul on teine ka, et see sõna gigantomaania ja ma vaatan seda Eesti kohalikku konteksti ja võtleme siis Eesti avalikku sektorit või ka erasektorit. Et kui me vaatame, et Kaidoga ma mainisin seda, et nagu maakonna keskustesse midagi nagu soovitakse ka tihti suuremat teha, et kas meil ei ole ka seda lokaalset gigantomaaniat, et kui meil tehakse näiteks meeletult suuri asutusi või meeletult suuri kontorihooneid, et need koonduvad millegipärast kõik nagu Tallinnasse ja pealinna. Et kas asi pole nagu selles, et kõik need infrastruktuur ja see gigantomaania ja töökohad ja ma asutusi ei hakka nagu mainima, aga siin on neid hästi suuri ja need luuakse Tallinnasse, mis tähendab, et töökohad liiguvad ära ja üle-eestilist teenust osa arvab, et millegipärast saab ainult pakkuda ainult Tallinnas. Mis siis, et tarbijad on nagu üle Eesti laiali.
et kuidas teil nagu sellist tüüpi gigantomaaniasse, kuidas ta seostub teile? Jah, see on üks osa sellest religioonist, et suur on alati hea ja religiooni vastu, nagu teada, ei ole võimalik võidelda ratsionaalsete argumentidega. Et tegelikult kõik need suured tsentraliseerimised, mis siin Eestis viimase 30 aasta jooksul on toimunud, siis nende nagu peamine põhjendus on säästlikkus, kokkuhoid ja ratsionaalsus ja kõik, mis seal juures on. Aga kui võtta nüüd see asi lahti, siis mitte ükski ei haiglavõrk, ei koolivõrk, ei kellegi kulud ei ole vähenenud sellest tsentraliseerimisest. Vaid see on läinud kogu aeg kallimaks ja kui me vaatame selle asjale sisse, siis me näeme seda, et tegelikult on toimunud ainult raha kantimine regioonidest keskustesse. Väikestest küladest vallakeskustesse, vallad ei ole ka targemad, käituvad täpselt samamoodi, käituvad niimoodi. Valdadest maakonnakeskustest ja üle Eesti muidugi siis Tallinnasse ja kuigivõrd ka Tartusse, enamus kõik Tallinnasse kokku. Et sellel ei ole tegelikult ratsionaalset põhjendust. Jah, me küll regionaalpoliitikast ei ole siin eriti rääkinud, ega olen pidanudki kõnelema, aga regionaalpoliitika kuldne valem, mida iga valitsus võiks endal silmes hoida, on see, et iga otsus, kuhu paigutada raha, mida väiksemasse kohta sa raha paigutad, seda tugevamat regionaalpoliitikat sa teed. Et see on üks väga lihtne valem, mida saab alati kasutada. Ja mis puudutab nüüd seda linnade ja maakonnakeskuste elu ja olu ja kahanemist, mis on rahavaru kahanemise puhul olemas, siis on päris hea näide on ju Valgast, kus kohas linna arhitekt on võtnud oma südameasjaks Valga tühjade kolemajade lammutamise selleks, et Valga linnaruum oleks parem ja ta on saanud selliste ideede ja nende elluviimise eest ka üle-euroopalisi auhindu juba, et Valga on tõusnud selliseks musterlinnaks paljude teiste samade probleemide ees olevate maade ja linnade juures. Aitäh küsimuste eest. Veel küsida, Eva? Mikrofon tuleb sealt. Ma küsin vahepeal ära, mul on see kohaliku gigantomaaniaga, mul tuleb kohe Tartu Süku meelde, et see ei ole ainult Tallinnas, et on ka mujal selliseid projekte, mis on võib-olla üledimensioneeritud või liiga suured. Lihtsalt uhkuse pärast ehitatakse. Aga küsimus on mul, meil on see suur gigantne kliimaprobleem ja siis ma olen nuputanud, et siin mainiti taastuvenergiat, mis on nagu selline suur roheline tuleviku lootus, et see meid päästab. Kui ma nüüd natukene arvutan, siis taastuvenergiast üle poole on biomassi põletamine, biogaas, puit, muu selline materjal ja selle põletamisel energiat saadakse üle 2 korra vähem kui fossiilse kütuse põletamisel. Ja kui nüüd see kokku panna, siis järelikult taastuvenergia on suurema saastega kui fossiilne energia. Ja see ei ole ka nii sama lihtne, et okei, ärme siis põletame, teeme rohkem tuult ja päikest, et kõik teavad, et kui seda rohkem teha, siis seda on vaja kuidagi kompenseerida, siluda ja ainuke viis, kuidas seda osatakse teha, on siis biomass. Et kuidas meil on võimalik üldse seda kliimaprobleemi poole liikuda taastuvenergia abil, mis tegelikult saastab rohkem kui fossiilkütus? On võimalik liikuda ainult sellega, et me tõmbame oma energiatarbimist kokku. Et praegu hoolimata kogu taastuvenergiast, mille hüppe on olnud tõesti märkimisväärne viimastel aastatel, aastakümnetel, samal ajal kasvab ka kogu aeg ja pidevalt fossiilsete kütuste põletamine. Et meil lihtsalt meie energiavajadus kasvab nii kiiresti, et me võime lõpuks ajada kõik metsad ahju ja kogu nafta ära põletada, ikka tuleb puudu ja panna kogu maa päikesepaneelide alla ja ikka ei jätku. Et teisest otsast tuleb alustada. Ja ma ütleks ka, et teil on õigus ja ühe asjana ma soovitaksin vaadata YouTube'ist Eesti Rooma klubi viimast koosolekut, kus Kalevi Kull võtab sõnad ja räägib seal. Ega tõepoolest, ega meil ei ole muud võimalust kui energiatarve kokku võtta. Et üks oht, mis selle roheteemaga tihti on, et liiga kitsalt keskendutakse süsihappegaasile. Näiteks, et süsihappegaasi vähendamise nimel tõepoolest elurikkus hävitatakse või kahjustatakse. Et siin muid varianti ei ole, kui energiatarve kokku tõmmata. Sest muidu on see tõepoolest üks hiiglaslik rohepesu, mille muud tagajärjed on veel hullemad kui praegu. Et siin jah. Palun.
aitäh, väga huvitav on olnud seda arutelu jälgida ja põnev on see, kuidas teil diagnoosis on üsna palju kokkulangevusi, prognoosis natuke vähem, mõned on optimistlikumad, teised pessimistlikumad. Ja minu küsimus tegelikult puudutab ka ikkagi seda niisugust ülemineku teemat. Ehk siis, et kõik saavad aru, et on probleem ja küsimus on selles, et mida siis ikkagi teha, eks ole. Ja käinud on läbi nüüd tõesti see nii-öelda uue eetika küsimus, käinud on läbi nende katastroofide motiveeriv jõud ja nii edasi. Mis võib-olla on vähem leidnud kajastust praegu arutelus on siis selline poliitiliste lahenduste teema, et mis see täpselt tähendab, kui tulevad poliitilised lahendused. Ehk siis küsimus on siin väga palju ju tegelikult ka selles, et on tarvis vastu minna mingisuguse sellise käitumisloogikaga, mis on väga sügavalt juurdunud, mis on mõnede arvates inimloomus, teiste järgi mitte tingimata, aga igal juhul see süsteem toimib ka nii-öelda iseennast reguleerivalt, kuni ta siis kaljust alla kukub, eks ole, või kuristikku lendab. Ehk siis sellele vastu liikumine nõuab väga tugevat poliitilist jõudu. Ja küsimus on, kust ja kuidas selline poliitiline jõud saaks tekkida. Mihkel mainis siin enne Hitlerit ja Mussolinit, eks ole. Minust ta mainis Eesti Tuleviku Erakonda. Kellel mis asi meelde jääb? Olid ka need nimed, eks ole. Ja ütleme, et meil on üks maailma ajalooline, vähemalt üks, tegelikult mitu, eks ole, niisugust hiigeleksperimenti, kus on sellise ise reguleeruva süsteemi vastu proovitud minna, mis on tähendanud võimu koondumist ja mis on viinud ka katastroofini, eks ole. Ja tegelikult mõeldes nüüd sellest nii-öelda tasaarengu ideaalist on ka tehtud kriitikat, et see tegelikult eeldab autoritaarset poliitilist sekkumist. Ja minu küsimus olekski, kui tõenäoliseks te peate tõepoolest niisuguste liberaaldemokraatlike, Toomas siin, eks ole, mainis ideaalide kahanemist ja autoritarismi, just nimelt ökoautoritarismi tõusu või milliseid alternatiive te sellele näete? Mina ei näe siin küll mingisugust põhjust, ma ei saa küll sugugi aru sellest, miks selline tasaareng, nagu, mis on päris ilus vaste sellele, mida Kaido on mõelnud, et miks see tasaareng peab tingimata eeldama autoritaarsust. Ma ei saa sellest võrdki aru, et võib väga vabalt, kodanikud võivad väga vabalt anda valimistel oma hääle sellele erakonnale, kes ütleb, et ta ei taotle mitte järgmise 4 aasta jooksul iga aasta 10% majanduskasvu, vaid ta taotleb majanduse nullkasvu. Miks ei võiks inimesed anda selle täiesti demokraatlikel valimistel? Ma arvan, et kui me praegu korraldaksime pärast meie vestlust, siin Päike hakkab ka välja tulema sellise küsitluse, siis ma arvan, et me saaksime üle valimiskünnise küll ja küll me valitsusega moodustaksime lõpuks siin selles telgis vähemalt. Kaido, sa oled poliitikaga väga pikalt. Et ma nii optimist ei ole kui Toomas, et möödunud aastal suri selline tähelepanuväärne mees nagu Pentti Linkola, kes oli Soome suur, väga radikaalne ökofilosoof ja eesti keeles ilmus hiljaaegu temalt üks väike tõlkekogumik ja peaks teine veel järgi tulema. Ja Linkola oli ka oma mõtetega jõudnud välja sinnamaani, et see saab olla ainult autoritaarne süsteem, mis selle inimmassi korrale kutsub. Et piltlikult öeldes ikkagi inimesed ei hääleta valimistel erakonna poolt, kes ütleb, et nüüd tõmbame püksirihma kokku ja hakkame tulevast aastast peale vaesemalt elama, kui me praegu elame. Aga no tegelikult ju hääletasid, vaatame ju erakond, mis lubas, et me pakume inimestele kartulikoori süüa, see erakond ju võitis. See oli natuke üks teine asi. Aga see, mida mina praegu ikkagi veel, kuigi ma saan aru, et see on kõik utoopiline, et ma olen seda võrrelnud selle süsinikulepetega, mille kohta ma jutu alguses ütlesin, et need on läbi kukkunud praeguseks. Et see saab olla ikkagi mingi taoline süsteem, kus riigid lepivad kokku, et me hakkame majandust vähendama. Näiteks võetakse mingisugune diferentsaasta, 1990, 2000, mis iganes. Öeldakse, et järgmise 10 aasta jooksul me vähendame oma majanduse mis iganes tasemele võrreldes selle diferents aastatega. Loomulikult ei saa seda teha ükski riik üksinda, siis see oleks lihtsalt tema nii-öelda enesetapp. Aga mingisuguse jälle selle süsinikulepete analoogiat võib endale ette kujutada, et see võiks olla võimalik. Muidugi üks tingimus, et see
peab olema siis ka reaalne selle majanduse kahandamine ja ei tohi olla sealjuures mitte mingisugust kvoodimajandust. Just nüüd äsja kirjutas Postimehes Espak, mille pärast kõik need rohepöörded on täiesti võimatud, et Hiina ja Venemaa niikuinii ei tee ja et Euroopa ja USA lihtsalt mängivad oma positsioonid maha autoritaarsete süsteemide ja despootiate ees ja kokkuvõttes kannatab selle all ka keskkond. No Hiina ja Venemaa vastu on olemas väga lihtne retsept, kui on vähegi organiseeritud tegevus ja mõtestatud tegevus, siis loomulikult tuleb lihtsalt nende käest kaupade tellimine ära lõpetada ja ongi kõik. Noh, et ega Hiina praegu võimdus ei põhine ju mitte millelgi muul kui see, et me kõik igapäevaselt Hiinas tehtud asju ju kanname seljas ja paneme oma laua peale ja torkame pistikusse. No. Jah, samamoodi, et see Venemaa ju gaasitorude kütted, et tuleks loobuda neist. Noh, küsimus on tegelikult jah, see on väga oluline terav, et kuidas see võimalik on. Ega siin tulebki luua pretsedent, et selles mõttes, et pretsedent, et inimkond mingis kollektiivsel tasandil käitub mõistlikult. Ta pole maailma ajaloos vist seda mitte kunagi teinud, aga see oleks nagu kasulik pretsedent, et tõenäoliselt see, mida Kaido mainis, et mingid piirangute süsteemid, et need minu arust võrdlused Nõukogude plaanimajandusega ei päde selles mõttes, et kui on plaan teha niimoodi, et seal olid positiivsed plaanid, selles mõttes positiivsed, et kuidas toota nii palju, kuidas kasvatada majandust nii palju. Aga kui on suured tsentraliseeritud piirangud, mille raames iseenesest vaba turumajandus võiks toimida, et siis see oleks nagu hea, et väga korralikud looduskaitselised raamid, millest kinni peetakse, et see on nagu järgmine kõige mõistlikum samm üldse. Siit tuleb mulle pähe see, vaata loosung oli omal ajal, et teeme 5 aastaga 4 aastaga. Nüüd võiks võtta loosungi, teeme 5 aastaga 6 aastaga. 10. No siin on vaidluskoht. Aga natuke annab optimismiks praegu põhjust see, mis näiteks Saksamaa poliitikas toimub, kus rohelised ongi tõusnud suuruselt juba teiseks jõuks, osades liidumaades juba juhivad, ja valijad arvavad, et kliimaprobleem ongi üldse kõige tähtsam poliitiline probleem. Et võib-olla on küsimus siin, et miks Eestis ei ole tegelikult ikkagi tekkinud päris adekvaatset või konkurentsivõimelist rohelist jõudu? Ma olen sellest iseenesest Sirpi kirjutanud ühe päris pika artikli ja Kalevi Kull ka andis päris head sisendit seal. Ma ei tea, kas seda nüüd on väga aega lahata, aga jah, ei ole vist jah. Juba anti märku, et aeg on juba meil otsas. Mina õnneks kirjutasin Sirpi ühe lühikese artikli samal teemal. Selles mõttes lugege parem seda. Kas ma annaks veel igale ühele mõneks lauseks nagu lõppsõnaks selle kokkuvõtteks järeldusteks? Just, et äkki alustaks siis Toomasest. No jah, lõppsõna. Kui nüüd võtta üldse kokku see, mida me tahtsime ütelda, või vähemalt, mis mulle tunduks kõige olulisem sellest, mis siin kõlanud on see ikkagi see Kaido üleilmse säästliku kahanemise idee. Kui selle suudame kõrva taha panna iseendale ja lõpuks ka rahvusvaheliselt kokku leppida, siis see on nii oluline, et kõik muu, mis me siin räägime, olgu pikad või lühikesed artiklid Sirbist, on juba teisejärguline. Aitäh. Kaido? Et jah, et säästlik kahanemine on väga lai teemavaldkond, aga tulles nüüd tänase algse teema juurde tagasi, siis selle säästliku kahanemise tõepoolest esimene samm võiks olla nendest kahtlase väärtusega suurprojektidest loobumine või siis teisisõnu loobumine asjadest, ilma millega me täna väga hästi hakkama saame. Et meil ei jää elu seisma praegu, kui meil seda raudteed või tunnelit ei ole, isegi kui meil Saaremaa silda ei ole. Elu läheb edasi nii, nagu ta on läinud. Ühesõnaga, et see on nagu mõõdupuu, et praegu me ei räägi isegi kahanemisest, räägime siis sellest nullkasvust. Et ei ole vaja asju, ilma milleta me oleme tänase päevani väga hästi hakkama saanud. Aitäh. Ja, ma 2 hästi lühikest asja. Üks asi, kui see näiteks mingi tseluloosi tehas läbi kukkus või et ikka kostus retoorilisi hüüatusi, et kas Eestis nüüd enam ühtegi suurt projekti teha või miljardi
tselluloositehast või kanalat hiiglaslikku teha, siis seal oleks öelda jah, enam hästi suuri asju enam ei tee, selles mõttes nendega oleks juba ammu pidanud lõpetama. Ja võib-olla, et kuna vahel läheb põlvkonda vaheliseks vastanduseks, et vanad pässid ja noored aktiivsed Greta Thunbergid, et siis et võib-olla sihuke hea üleskutse vanemale generatsioonile on see, et teil on kogemus, kuidas üks paras komplekssussüsteemi kollaps üle elatud, eks ju, Nõukogude Liit kokkus kokku, inimesed hästi palju tegelesid potipõllundusega ja sihukese, tõesti, neil on kogemus sellega, kuidas elada niimoodi, et mitte midagi poest saada ei ole ja kuidas hästi vaestes oludes toime tulla. Aga samas ajas nagu suhteliselt rõõmus olla isegi, et kartulikoorega, seda perspektiivi meil ei ole, rõõmu perspektiivi ei ole, aga kuidas vaestes oludes toime tulla, et see on et väärtustada seda, et olime jah, potipõllunikud ja orgaaniliselt sihukesed permakultuurlased ja sai hakkama küll. Nii suur tänu, sellel noodil on ka päris hea lõpetada, et aitäh kõigile panelistidele väga põnevate viljakate arvamuste eest ja aitäh ka publikumile ärakuulamise ja teiepoolsete küsimuste eest. Huvitav on veel see, et inimesed oli juurde järjest, et see on väga tore. See on hea märk.